Tere tulemast tagasi minu kanalile, mina olen Liisa ja tänases videos hakkame me taas looma Eesti sisuloojate Instagrami pilte. Eelmine samateemaline video oli üsna meelelahutuslik ja mul oli endale seda täiega lõbus teha, nii et mõtlesingi, et teeme siis ühe osa veel. Hoidsin siin üsna pingsalt sisuloojate Instagrami sisul siis silma peal ja leidsin 3 päris head pilti, mida me selles videos hakkame siis oma jõududega järgi tegema, nii hästi kui me suudame. Ma üritan sel korral ka natukene rohkem pingutada meigiga ja soengutega, et neid pilte veel rohkem täppi saada. Nii et hakkame aga kohe peale. Meie tänane esimene sisulooja on Keili Sügiöinen, sest esiteks on mulle päris mitmel korral öeldud, kui ma olen Instagrami pildi üles pannud, et ma olen Keiliga väga sarnane ja teiseks põhiliseks põhjuseks on see, et mul on olemas täpi pealt üks tema outfitidest. Nii et lähemegi kohe siin Keili Instagrami kontole ja me ei peagi väga kaugelt otsima, sellepärast et kohe leiamegi siit ühe pildi, mida ma saan lihtsalt ideaalselt järgi teha, sest mul on olemas nii see kleit kui ka need jalanõud ja põhimõtteliselt on ka meie voodi samasugune välja arvatud see baldahiini osa. Kleit, saapad ja läksime. Luues on täiesti imeline talveilm, lund sajab paksult ja siis istun siin mina oma väikses suvekleidis ja ma vaatasin, et tal oli pildi peal ka veel käekell. Mul on suhteliselt sarnane Daniel Wellingtoni kell olemas, nii et paneme ka selle käe peale. Ja nüüd seda soengut vaadates, siis see näeb välja nagu üks ideaalne siuke half-up messipann ja sellised sünnivad tavaliselt nagu kogemata, on ju. Aga üritame siis seda siin kuidagi järgi teha. Ma näen välja nagu mingi munk. Oi, jumal. Okei, ma ei puuduta rohkem seda, sest et ma sain selle isegi kogemata tükseks umbes nagu ta on. Nii et lähme nüüd meie pildistamislokatsiooni. Parem oleks, et ma sain selle praegu tehtud, sest mu põlved appi saad ka abi lihtsalt. Kui valus! Saimegi selle esimese pildiga siis ühele poole ja näitangi siis teile kohe võrdluseid ka. Keili pilt oli meil siis selline, eks ole, palil kui mõnus ja minu pilt kodus lumiste metsade vahel sai siis selline. Ma arvasin, et seda on ülilihtne järgi teha, sest seal ei olnud väga mingit meiki ja soengutega midagi vaja teha. Aga selle poosi hoidmine oli lihtsalt üli-raske, sest see oli põlvedele nii valus. Aga liigumegi kohe edasi meie järgmise Instagrami staari juurde. Tegemist ei ole mitte ainult Instagrami staariga, vaid ka YouTube'i staariga. Ja selleks on Diana Noop. Diana Instagrami scrollides ma üritasin vaadata, kas ma leian kõigepealt mingit sellist riietust, mida ma saaks enda asjadega sobitada, aga ma vaatasin, et tal on hoopis hästi palju ilusaid selfisid, kuna ta on ju modell olnud, siis ta teab üli hästi, kuidas nagu neid oma nurki leida ja milline meik talle sobib ja lihtsalt selfid on alati nagu mega ilusad. Siin tundub see olevat tal valge T-särk ja siin tuleb teha nüüd päris korralik silmaveik, nii et me alustamegi siis kõigepealt sellest. Me oleme jõudnud nüüd sinnamaale, et ma olen silmameigiga peaaegu valmis saanud. Ma kasutasin seda sama Diana nippi, mis ma enda videotest näinud, et ta lõikas ripsepikendused nagu juppideks, sest niimoodi on neid visteks mugavam paigaldada. Ja see efekt jääb parem ja praegu ongi nii, et mul on siia silmale pandud, siia ei ole pandud. Nii et suht ilus, ma olen isegi suhteliselt rahul selle kiirmeigiga. Ja ma muidu kavastasin, et ma siin rääkisin, et võtsin ta mingi selfie, sest need on tal nii ilusad, siis ma vaatasin, et see ei olegi selfie, aga suva. Nii, tõmbame korra ripsendushiga üle, siis need ripsmed kõik ühilduvad oma vahel ja üritame siis seda mingit ülilusat huulevärviga saavutada ja kulmud ka. Miks ma näen välja nagu Diana? Reaalselt nagu. Ühesõnaga, mul ei olnud endal valget särki, nii et ma võtsin Vilsikapist valge särgi, panin väiksed sellised sädelevad kõrvalõngad nagu tase pildi peal on ja nüüd lähme otsime siis mõne hea valge tausta, kus me saaksime selle pildi ära teha ja ma võtan valgustusega kaasa. Ja siin on suht siuke hea place, ma proovin. Ma tegin endal ka need
lokid, nagu Diana tavaliselt on. Ma ei saanud küll vist nagu nii lokki, sest see võttis nii kaua aega lihtsalt, et ma väsisin ära nii väga juba sellest, et ma ühesõnaga loodan, et need töötavad selle pildi jaoks. Me oleme siis tagasi siin võrdluspingis ja ma pean ütlema, et mulle väga meeldib see silmameik, mis on Diana süke signatuur silmameik. Ma tavaliselt ei oska endale üldse sükest teha, aga see tuli isegi päris normaalne välja. Nii et võtame need pildid ette. Diana pilt oli meil selline ja minu pilt tuli selline. Sellised nad said ja viimaseks valituks sai siis seekord selline reaalselt nagu professionaalne Instagrammer nagu Liisa Lind. Ma alati vaatan ta pilte mingi okei, kuidas nagu nii ilusaid pilte tehakse. Ma kasutan Liisa Lightroomi presette ka oma piltide töötamiseks, aga kahjuks mu pildid ei muutu siiski selliseks nagu tema pilt, isegi nende presettidega mitte. Aga täna me siis üritame ühte tema looki järgi teha ja kui me võtame siit tema Instagrami konto lahti, siin oleks nagu mingi tonn pilti, mille vahel valida. Aga millegipärast ma langetasin valiku sellise pildi kasuks, mis on mega tugeva meigiga. Aga kuna mul on juba süke suht okei põhi all, siis mõtlesin, ma lihtsalt täiendan seda korralikult. 1, 2, 3. Fashion. Ühesõnaga, mida ma siis tegin siin praegu selle Liisa välimuse saavutamiseks, oli see, et ma pidin tegema mega silmameigi mingi täiesti crazy lineri. Juuksed sirgendasin ära, panin alla siia madalasse ponytaili on ju, suured huupsid, isegi natukene kontuurisin oma ninast, ma vaatasin, tal oli seal pildil seda tehtud nagu päris korralikult, nii et ma üritasin samasugust kontuuri teha. Ehk siis, ma ei tea, kes see on, aga me läheme pilti tegema. Võtsime siit taas kord ühe valge seina ja üritame siis selle moepildi ära teha. Ma panin nüüd ruttu enda tavalist riidet selga tagasi, sest selle eelmise lookiga mul ei olnud väga palju riidet seljas. Nii et niimoodi on mugavam see video ära lõpetada. Mulle väga-väga meeldib see meik ka. See on jällegi väga selline kastist välja nagu minu tavapärase meigiga võrreldes. Aga toome siis nüüd need viimased pildid siin ka avalikkuse, et Liisa pilt oli siin ja teise Liisa pilt on selline. Igatahes sellised need pildid meil siis täna said. Ma loodan, et teil oli seda põnev vaadata. Mul oli seda taaskord täiega fun teha. Väga palju rohkem vaeva nägin seekord kui eelmine kord. Ma loodan, et see oli ka nendest piltidest näha. Ja muidugi andke jälle taaskord siin kommentaaridest teada, milline taaslavastus mulle teie meelest kõige paremini välja tuli. Ja võite jätta ka siia alla kommentaaridesse jälle pakkumisi, kas on veel kedagi sellist põnevat, keda ma võiksin järgi teha. Aga tänaseks ongi siinkohal minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite ja näeme juba varsti jälle järgmises videos. Tšau!